Kevadise suurpuhastuse üks osa on alati akende pesu ja kuna Nurgakivi hea koostööpartner ja suur puhastussõber on olnud läbi aastate Veeta pesu, siis palusime Andrus Sumbergit taas rääkima sellest, kuidas aknad kõige kindlamini ja pikaealisemalt puhtaks saaks. Kuidas nüüd Veeta pesu karnaubavahaga kannatab sellise 0 kraadi juures toimetada? No, kui keha kannatab ja käed paljad, et siis külma ei saa, siis pole häda midagi. Aga ütleme, parem on ikka soojama ilmaga, et juba natukene plussis nagu praegu juba kannatab väga hästi aknaid pesta. Kuidas, millega, mida? Varematel aegadel oleme sellest rääkinud, näidanud juba, aga igaks juhuks räägiks üle, et ütleme, väga palju on sellest juttu olnud, et kas musti aknaid saab pesta. Jah, Veetapesu puhastusvahaga lasete täitsa päris mustal aknal, lasete selle vedeliku peale, hõõrute lapiga selle mustuse laiali, osa läheb juba lapi sisse ja siis soovitaks teise lapiga lihtsalt üle poleerida. Ja kogu see protsess on nagu palju kiirem ja lihtsam ning tulemus on parem, sellepärast et see karnaubavaha jääb sinna klaasipooride sisse ja järgmine koristamine on veelgi lihtsam. Ütleme, oleneb jah, mida nüüd puhastada, kui detailidest rääkida, aga ütleme, need mikroklapid, mis meil nagu e-poes ka olemas on, et need on testitud, me oleme aastaid nendega tööd teinud ja need on nagu kõige lollikindlamad, et nad täiesti kindlasti toimivad. Pikalt püsib peal, nii nagu mainisid, mustus ei jää sinna külge. Asi siis kuidagi nagu autoga, et 2 korda aastas paneme püsivaha peale ja ülejäänud aega mureta. See efekt on olemas ja täiesti igal pinnal, mida siis nagu puhtaks teha, et see pind on libe, mustus ei haagi sinna külge kinni ja tänu sellele ongi siis see järgmine koristamine nagu hästi kiire ja hästi lihtne. Meil on kodulehel hästi palju on nagu siis välja toodud neid valdkondasid ja detailidesse laskudes, et siis kodulehel paremal nurgas on nõuande nurk ja sinna peale klikates siis seal on eraldi nagu välja toodud nii akende teema, peeglite teema, duširuumide klaasseinad, sauna detailid, kuldõbe ehted, autost on räägitud, prillidest on räägitud ja ütleme kõik need teemad, mis siis nagu sobivad selle puhastusvahaga kokku, et sellest saab siis ilusti kodulehel kõik vaadata ja lugeda ja videod ja õpetused juures. Ning lisaks sellele minu mäletamist mööda on tegemist ka e-poega, nii et saad ka osta. Jah, selles mõttes, et praegu ju kõik liigub internetti, et võtad nutitelefonid, et tellimuse ja 2 päeva pärast on kaup ukse taga, võib-olla isegi samal päeval juba, et jah, meil e-poest tellimisel on nagu see asi nagu organiseeritud hästi, et 1-3 päeva jooksul nagu garanteerime, et saate kauba kätte. Milline sinu soovitus on, et keskmise suurusega aknad kortermajas, nii nagu nad on, kui suure kogusega peaks perenaine arvestama? Ütleme niimoodi, et see kogus on ka nagu hästi-hästi väike, aga muidugi eks ta natuke oleneb, et kui see aken on hästi-hästi porine, ütleme, eks siis seda vaha läheb natuke rohkem. Aga kui ta on selline täiesti normaalne aken, nagu tavaliselt ikkagi on, et siis väga-väga vähe läheb seda vaha. Et tõesti, kui see lapp on selle vedelikuga juba koos, et siis selle sama niiske lapiga, mis vedelikuga on, sellega saab juba nagu enamus pindasid üle teha, et ei pea igale poole üldse pritsima ja pihustama seda vedelikku. Plastikaknad väga hästi teeb puhtaks, raamid ka. Niisiis teema lõpetuseks, kevadpäike näitab meie koristuspuhastusvead hästi tugevalt välja ja teeme siis kodud korda enne, kui kevadpäike meile häbi teeb.